algaja aiapidajana minu nagu ettekujutus väetamisest on see, et ma panen omal seemned maha või taimed maha, siis hakkan neid kevadel seal väetama, aga tegelikult kuuldavasti vist päris nii see asi ei ole. Tegelikult on ka selline asi nagu sügisene väetamine. No eks see ole, et taim tahab süüa saada kogu kasvuperioodi ja kevadised ja sügisesed väetised on natukene erinevad. Kevadel on tal vaja rohkem lämmastikku, et kasvatada seda suurt rohelist massi ja moodustada sellist kogu, aga juba suve teisest poolest on taimele vaja fosfori ja kaaliumi rikkamaid väetiseid, mis toetavad just tema struktuuri moodustumist, juuri, sellist rakuseina ja viljade kasvatamist. Ja ma oletan, et annab ka jõudu, et see raske talveperiood üle elada. Sügisväetised ongi just suurema fosfori ja kaaliumi sisaldusega ja nad aitavad taime aru saada, et tuleb ennast kokku pakkida ja jõudu koguda. Kui näiteks siin on veel okaspuude sügisväetis, millel on lisaks veel fosfor ja magneesium, et okaspuid võib isegi natuke hiljem veel väetada, et nende kasvuaeg on pikem ja fosfor ja magneesium aitavad tal hoida just seda ilusa terkrohelist värvi. No räägimegi siin Horticomi sügisväetiste näitel. Meil on siin tegelikult valik suur, ei ole, et on üks sügisväetis, erinevatel asjadel on erinevad väetised. Meil on siin roosi sügisväetis. Roos on üldse selline suhteliselt palju tähelepanu nõudev kultuur. Ja rooside hulgas on ka päris palju külmaõrnasid sorte, mida me aias kasvatame, siis roosiväetis on nüüd välja töötatud sellisena, et ta aitaks taimel ennast paremini talvel tunda ja tugevam olla. Ja siis on meil siin sügisene kastmisväetis, mis on ka täiesti lämmastikuvaba. Et kui muidu sügisväetamisega on hea alustada seal augusti alguses, augustikuus, siis nüüd sügise poole on hea kasutada seda kastmisväetist, kus ta juba vees lahustatakse ja need toitained jõuavad taimeni kiiremini. Sest graanul võtab aega ennem, kui ta laguneb ja taim hakkab sealt omale toitaineid kätte saama. No siin tundub, et on üks selline sügisväetis koduaeda, et kas see on selline nagu üldisem, siis universaalsem? See on selline universaalväetis, milles ei ole lämmastikku ja mis sobib kõigile kultuuridele, et kui ei ole soovi võtta spetsiaalväetiseid, siis see universaalväetis sobib kõigile kultuuridele. Kui nüüd räägime sellest, et tegelikult võiks seal augusti lõpus juba või augustikuus siis sügisväetamisega pihta hakata, siis miks nii vara ja kui nüüd oleme hiljaks jäänud, siis kas enam on üldse mõtet? No mõnes mõttes ongi see sügisväetis natukene petlik, et kui me loeme paki pealt sügisväetis, siis me ootame seda, kui ööd on jahedad ja tuleb see sügise tunne peale. Tegelikult on ta taimele vajalik seal augusti alguses, augustikuus, et ta suudaks ennast sügiseks ette valmistada. Aga kui me ka nüüd praegu seda sügisväetist anname, siis tegelikult ega väetis ei kao. Ta jääb sinna mulda ja kui mullatemperatuur on nii jahe, et taim ei suuda seda enam omastada, siis ta jääb kevadet ootama ja kevadel muldu uuesti soojaks läheb, siis taim saab ikkagi need vajalikud toitained kätte. Kas nüüd peaks siis sellega ka arvestama, et kui jäime hiljaks, et kevadel võib-olla liiga vara seda uut väetise portsu otsa ei pane või seal mingi konflikt ei teki? Kevadel on kindlasti vaja lisaks anda lämmastikühendeid, et see on see kevadine vajadus ja miks sügisel ei maksa seda lämmastikku mulda panna, sest see lendub ära. Et lämmastik ei jää talvel mulda ootama. Ehk siis karta pole midagi, võib veel julgelt, kes on hiljaks jäänud meie nõuandeid praegust järgida, ikkagi sügisväetamise ära teha. Ehk on natukene need sügised meil ka natuke soojemad tänapäeval, et võib-olla on kauem seda taimel väetise kasutamise aega jäänud. Ja kui jääb ka natuke seda väetist mulda, saab ta selliselt kevadel kätte. Kevadel tuleb juba uus lämmastikurikas väetis peale ja taimed hakkavad rõõmsalt uuel hooajal jälle kasvama.